Ja, nüüd salvestame tundi. Kolmas lahter, jahutooted. Otsi tekstis, mida nad ostsid. Tuleta meelde, mis need üldse olid jahutooted. Jahu, leib, sai, manna, makaronid ja nii edasi. Mida ostsid Liisa ja isa? Kristjan, Oleg, vaatame teksti. Kristjan, vaata õpikusse, otsi, missugused jahutooted ostsid Liisa ja isa. Kui sa leidsid, tõsta käes. No. Sa loed edasi, see on teksti lõpus ja nad käisid piimaletis ja pärast nad läksid edasi ja ostsid jahutooteid. Missugused jahutooteid nad ostsid? Robert otsi tekstis. Kes teab, tõsta käsi. Kes leidis tüdrukud klassis leidsid? Ivanna. Seppikud ostsid. Ja kirjutame siia seppik. Kirjutame siia seppik. Ja midagi veel. Emilia leidis. Sai ja nad ei ostnud, vaata teksti. Ta ütles, et seppik on parem kui sai. Ja siis mida isa võttis? Lõppude lõpuks, mida isa võttis? Võtame selle, arvab isa ning kaalub. Vaata teksti lõpus on kirjas. Mark leidis. Mark, räägi. Leiba. Leiba, ja siin on kirjutatud ju isa ning kaalub leiva ja seppigu. Kirjutame siia ka sõna leib. Seppik ja leib. Ja viimane rühm meil on jäänud köögiviljad. Vaata, köögiviljakastist nad võtsid, vaata teksti alguses, köögiviljakastist on trükitud paksult. Leia selle teksti osa õpikus, Robert, vaata õpikusse ja otsi õpikus, kus on kirjutatud köögiviljakastist. Paksult tähed. Ja siit sellest osast otsi, mida nad lõppude lõpuks võtsid köögiviljakastist. Kes leidis? Tõsta käsi. Palina, sa leidsid? Aga vaata teksti, mida sa seal teed? Vasilisa otsi, Aliisa Ivanenko otsi. Paksult trükitud sõna köögiviljakastist ja loe edasi. Mida isa sealt võttis? Mark tubli leidis vastus, aga teised lapsed töötavad ka. Robert otsi vastuse. No siin klassis mõned lapsed leidsid. Emilia. Kapsa. Ära räägi, vastab see, keda ma küsin. Emilia. Nii. Kartuleid. Ja, aga enne kartuleid vaata veel midagi, aga kartuleid ka on. Kirjutame siia kartul. Kartul. Mida veel köögiviljakastist nad võtsid? Anita. Kapsas, tubli, kirjutame siia kapsas. Kirjutan kapsas. Kartul, kapsas. Kartul, kapsas. Kas midagi oli veel? Veel midagi oli? Vaata tekstis, loe. Nad võtsid, Oleg, otsi palun tekstis.
Mis veel oli köögiviljakastis? Nad võtsid kapsapia, nad võtsid kartuleid, mida veel? Mida veel tekstist vaatad? Veel üks köögivilja oli võetud. Oleg, otsi. Polina, otsi. Kes leidis? Daniel. Sibulad võtsid ka. Kirjutame siia. Sibul. Ja edasi siin on kirjas, et Liisa valib pool kilo õunu väikesesse võrkkotti. Kas me kirjutame siia rühma õunad? Kas õunad siia sobivad? Kas õun on köögivili? Ei ole. Nad võtsid õunu ka, aga õunu me siia ei kirjuta, sest õun ei ole köögivili. Nüüd, sellega on kõik. Vaata palun, ülesanne number 2. Me seda praegu ei kirjuta, aga kuula. Kas kõigil lastel on kirjutatud? Kas ma võin selle kustutada? Tõsta käsi, kes veel kirjutab. Need lapsed, kes kodus istuvad. Kõikidel on valmis? Vist kõikidel. Nii, siis ma selle kustutan. Ja lähme edasi. Ülesanne number 2 ja ülesanne number 3. Ma seletan. Tal on vist midagi internetiga, sest ma kolmas kord seda võtan. Ma seletan ja sa teed ise. No ülesanne number 2 on lihtne. Loeme. Kirjuta, mida vajaks teie pere valmistamiseks. Siin on valesti lapsed kirjutatud. See on 3. ülesanne. Sul on vihikus trükkiviga. Siia ülesandes number 2 ma sulle näitan isegi niimoodi, et kuidas ma teen lihtsalt pliiatsid? Joonega joonistatud siin, aga pliiatsid siin no ma ei tea, võib-olla pliiatsid ei ole. Nii. Siis ma teen niimoodi, et see ei ole õige ülesanne. See on vihikus valesti trükitud. Siin autoril läks sassi. Siin sa teed teist ülesanne. Sa lihtsalt vaatad, missugused rahapaberid siin on. 10, 50, 100 ja 20 eurot. Ja siin all on kirjutatud kõik need sõnad sulgudes. Sa kirjutad kirjatähtedega õigetesse kohtadesse. 5 kirjutad sinna, kus on 5 eurot. 10 kirjutad siia, kus on 10 eurot. Ja nii edasi. Loe sõna ja vali õige lünk, kuhu sa selle sõna kirjutad. Ja lisaks veel kirjuta sõna eurot. Vot siin on kirjutatud 10 eurot. Ja sa edasi samamoodi kirjutad 50, vaatad siin all 50 ja lisad sõna eurot. 5 eurot, 100 eurot, 20 eurot ja nii edasi. See on lihtne. Praegu ei kirjuta, stop. Seda sa teed ise pärast tundi. Vaata palun koos minuga ülesanne number 3, vabandust. Vot siin on õige ülesanne. Kirjuta, mida vajaks teie pere ühe lõuna valmistamiseks. Joonista ostukärruse kaupu. Sa räägid emaga.
ema, ükskõik, kas lõunaks või õhtusöögiks, siin vahet ei ole. Näiteks, ema, mida on vaja kanasuppi valmistamiseks? Näiteks, kui sul on kanasupp lõunasöögiks ja ema sulle ütleb, lõunaks meil on kanasupp ja selle valmistamiseks on vaja kana, sa kirjutad kana, kartulit, sa kirjutad kartulit, porgandit, sa kirjutad porgandit, sibulat, sa kirjutad sibulat ja näiteks riisi, sa kirjutad riisi. Ja kõik, mis sul on siin kirjas, sa joonistad siia käru sisse. Igal lapsel on omad sõnad ja oma pilt. See on selline kodune ülesanne, et sa pead emal küsima, ema, mis meil on lõunaks. Kui ema ütleb, meil on täna kartulipüree ja lihakotlet, siis ta räägib sulle, et meie kasutasime kartulit, piima, võit, hakkliha, sibulat. Sa kirjutad siia ridadesse ja joonistad neid piltidega siia. Kellel on küsimused teise või kolmanda ülesanne kohta? Pane mikrofon töötama, kui sa tahad midagi õpetajal küsida. Kas kõik oskavad ülesanne number 2 ja ülesanne number 3 teha? Ülesanne number 2 sa teed ise. Ülesanne number 3 sa küsid ema käest, mida ta valmistab lõunaks või õhtusöögiks ja mida ta selleks kasutab. Kas kõik on selge? Nii, siis edasi sa töötad ise. Praegu kirjuta ülesanne number 2 ja pärast küsi emal ülesanne number 3. Tekst leheküljel 44, sa loed veel vähemalt 3 korda, miinimum. Üks kord loed praegu. Aliisi Ivanenko, sa mind kuuled? Või sa tegeled oma asjadega? Teine kord natuke hiljem ja kolmas kord õhtul ka. Sest tekst on pikk ja natuke keeruline. Seal on pikad keerulised sõnad. Sa harjutad lugemist päeva jooksul vähemalt 3 korda. Selge? Nii, siis eesti keele tunniga ma praegu lõpetan. Ja me kohtume sinuga siin Zoomis kell 12.00. Ma seletan matemaatikat. Nägemiseni.